Mina olen Keijo Kaasik, olen Veho aktsiaseltsi tegevjuht, ühtlasi vastutan Mercedes-Benzi jaeäri eest Eestis. Ja mul on rõõm meie väikest ja piisavalt distantsi hoidvat seltskonda tervitada siin Fale galeriis uue Mercedes-Benz S-klassi esitlusel. Mercedes-Benzi ajalugu läheb tagasi päris pikalt. Mõned päevad vähem kui 135 aastat tagasi oli mees nimega Karl Benz linnas nimega Berliin, kes tegi avalduse selleks, et registreerida esimene kolmerattaline sisepõlemismootoriga sõiduk. Alates sellest päevast tähistame me auto kui sellise sünnipäeva. Samuti S-klass, mille ajalugu läheb tagasi aastasse 1954, kui Mercedes tõi turule toote mudeliseeria tähisega V180. Läks veel 2 põlvkonda ja toodi turule järgmine mudel, mis siis esmakordselt sai tuntuks S-klassina ja kandis S-klassi nime. S-klass muuseas tähendab sondermodelle ja tähistab millegi erakordse sündi automaailmas. Täna siin esitleme me S-klassi 10. põlvkonda. Õigem oleks küll öelda, et selle suurepärase auto 10. põlvkonda ja 7. modelipõlvkonda, mis kannab nime S-klass. Mudelid, mis on tõeline autotööstuse ikoon, mis on defineerinud autotööstuse turvalisuse, innovatsiooni ja luksuse arengut viimased 30 aastat kohe kindlasti. Turvapadjad, ABS, tark turvakere, mis vastavalt avarii suurusele deformeerub õigesti. Need on kõik asjad, mis on esimesena kasutusele võetud just uue S-klassi näol. Olen üsna kindel, et ka tänane S-klassi esitlus toob teie ette mitmeid uusi tehnoloogilisi lahendusi, mis on autotööstuses uued. Seega, kas koroonaga või ilma, elu ei saa elamata jätta. Naudime head seltskonda ja naudime maailma parimat luksusautot. Daamid ja härrad, uus S-klass. This is the new S-Class. It's more than just a car. It takes care of me. Brightens up my days and nights. And opens up new possibilities. It makes me feel calm. Extremely comfortable. And at all times connected.
importantly, takes care of everyone. But I stay in control. And always set the right mood. It's my partner. One that knows what I like. And brings me to where I'd like to go next. Without getting lost. The new S-Class. Tere õhtust! Uus S-Klass on kohal selleks, et raputada innovatiivsete lahendustega automaailma. Ta on kohal Eestis. Aga enne seda, kui me läheme teiega koos nende autode juurde, pisikene ning kiire ülevaade, mida uut on Mercedes-Benz uude S-Klassi pannud. MBUX OLED-tehnoloogial põhinevad 5 ekraani, mille sisu on võimalik jagada kaasreisijatega. Uuel S-Klassil on ka 4D heli võimekus. Meediaekraani sisu informatsiooni on võimalik juhtida kõikidelt istekohtadelt. Biomeetriline autentsuse kindlaks tegemine näoga, sõrmejäljega või häälega. Ehk teil on võimalik siseneda süsteemi just kasutades neid 3 tuvastust. 3D-ekraan juhile. Vanakooli kummardajatele on saadaval ka 2D-ekraan. Head-up display ehk siis info kuvamine esiklaasile koos liitreaalsusega. Eriti mugav navigeerimisinfo on nüüd kuvatud juhi vaateväljal ja seda täiesti reaalse pildina, milleks on siis aktiveeritud kaamerad nii klaasil oleva tahavate peegli külge kui ka siis radarites oleva informatsiooni, mis kuvatakse lõpuks teile sinna esiklaasile. Tagumised pööravad rattad. See tehnoloogia on Mercedesel ka enne kasutusele olnud ühel eelneval mudelil, kuid nüüd on ta siis toodud S-Klassile 2 võimalust varianti, 4,5 kraadi ja 10 kraadi pööravad tagarattad, mis hõlbustavad siis teil parkimist, linnas sõitmist, kitsatel teedel, stabiilsus maanteel, sooritusvõimet, pöörderaadiust on eelmise generatsiooniga võrreldes parandatud pea 2 meetri võrra. Lihtsam ja kergem juhtida ning parim juhitavus loomulikult jääl ja lumel, eriti tänast ilma arvestades ja loomulikult ka kurvilistel teedel. Kui aga tulla korraks veel tagasi tagumiste rattate pööramise juurde, siis parkimine, arvestades Tallinna linna ning Eesti linnade parkimiskohtade puudulikkust või siis väiksust, aitavad need kindlasti leida väga hea parkimiskoha ja lihtsasti sinna ennast ära paigutada. Digital Light esituled, täiesti uus generatsioon autotulede maailmas, parem valgustatus, objektide väljavalgustamine ehk kadunud S-Klassil, siis eelmisel generatsioonil oli olemas Night Vision. Tänaseks Night Visionit enam ei ole võimalik S-Klassile tellida, seda on nüüd asendamas just Digital Light tuledesüsteem koos oma erinevate abisüsteemidega. Samuti siis Digital Lightil veel topograafiat arvestatud valgusvihu suunamine ning 1 miljoni piksli olemasolu ühes tules. Üle poole kilomeetri valgusvihk kaugtulede puhul. Tri-Pilot tingimustega autonoomne sõit, 3. generatsiooni sõiduabisüsteemid. Auto mõtleb sinu eest, sinust kiiremini. Vastutajaks oled ikkagi sina, juht, ning pead olema valmis sekkuma. Aga siinkohal võib öelda, me oleme väga lähedal isesõitvale autole.
ruumiliselt visualiseeritud abisüsteemid. Siin on hea näide sellest, et ka abisüsteemid on nüüd ruumiliselt visualiseeritud ehk esiklaasile kuvatud informatsioon, kui auto sõidab autonoomselt, on juhile nähtav ning juht saab ohu korral koheselt sekkuda. Mercedes-Benz on alati seadnud ohutuse esikohale. Seda ka kindlasti uue S-klassi puhul. Kuidas siis Mercedes läheneb ohutusele? See on mitmeetapiline. Ohutusõit, kriitilised situatsioonid, õnnetuse ajal ja peale õnnetust. See koosneb paljudest juhiabisüsteemidest, lõpetades kerekonstruktsiooni ja paljude muude passiivsete ja aktiivsete abilistega. Praegusel hetkel on Eesti turul ja ka Euroopa turul ja mujal maailmas saadaval 6-silindrilised diiselmootorid 210 ja 243 kilovatti võimsusega, vastavalt siis 600 ja 700 Newtonmeetrit väändemomendiga. Bensiinimootoritest samuti hetkel siis saadavad 6-silindrilised 3-liitrised mootorid 270 ja 320 kilovatti võimsusega. Vastavalt siis 500 ja 520 Newtonmeetrit väändemomendiga. Aasta teises pooles lisanduvad ka V8 bensiinimootorid, AMG mootorid järgmise aasta alguses. Kindlasti ei saa mainimata jätta seda, et Mercedes on tegemas väga tugevalt tööd elektri- ja pistikhübriidautode turul. Ka S-klass ei ole selles segmendis erand ning selle aasta lõpus peaks meie turule jõudma S-klassi pistikhübriid, millega on võimalik sõita puhtalt elektriga 100 kilomeetrit. On mida oodata. Aga ennem seda, kui te saate siia autode juurde tulla, siis ka Maybachi informatsiooni, sest see imeline auto on selle aasta teises pooles tootmisesse minemas, samuti nii nagu V8 mootorid. See auto on see, mida ootavad paljud suured autogurmaanid. Aga oma jutu kokkuvõtteks ütleksin seda, et ma tõin välja siin vaid mõned pisikesed asjad, mis selle uue S-klassi puhul oli välja tuua, mis võib-olla natukene tekitaks huvi. Aga uus klass on siin teie käsutuses, palun. Ja ootab loomulikult teid meie Vevo esindustes üle Eesti. Tere tulemast!